Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas Google Drive'i dokumenti ühte väikest joonistust teha. Et tegelikult on ju siis programm eelkõige mõeldud teksti trükkimiseks, aga on võimalik sisestada ka väikest joonist. Võtan siis sellele dokumendi lahti, tühja dokumendi või siis ka mõne täisdokumendi, panen sisesta ja valin joonis ja uus. Ja mulle avatakse selline joonistusaken, kus on mul siis erinevad tööriistad. Siin on siis igasugused tegevused, tagasivõtmine, edasivõtmine, suurendamine, valimine. Siin on jooned, et näiteks kui tahan joont tõmmata, saan tõmmata joone, saan valida siit, mis värvi see joon on, saan valida, kui lai see joon on ja isegi missugune see joon on. Nii et siit siis erinevad jooned. Siin on ka võimalik siis teha erinevat tüüpi jooni, on võimalik ka siis joonistada lihtsalt nagu pliiatsiga, aga sellisel juhul ta mul seest nüüd proovime veel korra. Nii, sellisel juhul ta mul seest seda osa ära ei värvi. Siis on siin olemas kujundid. Kujundeid on hästi palju erinevaid, saan valin kujundi ja jällegi saan ära valida, mis värvi ta on seest, kas ta üldse on mingisugust värvi, siis mis värvi on see joon, mis tema ümber on, kui lai on see joon, nii et kõiksuguseid selliseid erinevaid asju. Ja samuti saab panna ka siia teksti vajadusel juurde või siis ka mingisugust pilti. Nüüd, kui ma olen kõik ära teinud, siis ma valin kõik ära. Üks variant valimiseks on siis see, et ma lohistan üle kogu selle pildi. Teine variant, mis võtab natukene rohkem aega, on, et valin ühe kujundi, siis hoian kontrollit all ja valin teised kujundid. Ja nüüd, kui ma olen siis kõik ära valinud, teen siin peal parema, nii proovime uuesti, valime kõik ära, teen parema hiireklõpsu ja valin grupeeri. Et nüüd on siis see üks pilt, see on nagu kõik tervik ja kui ma teda nihutan, siis ta nihkub kõik koos. Ja siis, kui on valmis, vajutan salvestaja sule ja ta tulebki mul siis siia sellesse dokumenti. Ja ma saan siin veel valida siis, kas ma tahan seda redigeerida või kuidas ta siis mul asetseb siin tekstis. Et kui mul oleks siin siis teksti ka, siis ma saaks määrata, et kas ta oleks rea sees või oleks ta täiesti siis niimoodi, et ma saan teda igale poole lohistada või katkestab teksti. Et seda te peate ise pärast proovima, et kuidas see kõige mugavam on. Nii et ka tegelikult sellises asjas nagu siis Google Drive'i dokumenti saab lisada ühe väikese pildi.